Boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere, head Eesti Esu kuulajad, vaatajad. Tere, Sten Püvi. Tere. Sten, endine seikleja või ka praegune? Ma arvan, et elupõline. Elupõline seikleja. Lihtsalt eri valdkondades, eri rollides, ütleme niimoodi. Sa just mainisid, et otseselt sõduriks ennast ei pea, aga 20-ndad oli ikkagi üsna militaarne ja oled vist käinud ka siis mitmel missioonil, nagu ma aru saan. Jah. 20-ndad veetsin militaarmaailmas ja mis ma läksin aega teenima, kas see oli 2012 äkki. Vana vahipataljon veel. Sööklukse tegid lahti, jooksid siuksed mõnusad rotid väljast. Neid sõitagi. Kes seda teab. Aga ei. Ja esimene missioon oli 2014, siis ma läksin vahepeal üldse erafirmasse, seiklesin seal igal pool üle ilma. Seal on vaata raske öelda, mitu missiooni sa käisid, nüüd siis sa oled kogu aeg kuskil laiali. Ma olin mingi, ma ei tea, 4 kuud mere peal vahepeal, nii et maal üldse ei saanudki. Et see on siuke teine teema. Siis ma läksin tagasi. Siis ma käisin Liibanonis 2015 vist või 16, ma isegi mäletan. Ja niimoodi sõelusin nii kaua, kuni sain äkki 28 või 29. Siis viskas üle. Aga kuidas sa algselt siis, sõjaväes käivad paljud, aga missioonile paljud ei lähe ikkagi, et kuidas hakkas nii meeldima või kuidas sa jõudsid sinna? Läksin vabatahtlikuna kõigepealt ajateenistusse. Ma olin siuke koplipoiss, aga nagu midagi tarka oma eluga ei teadnud teha. Ümber oli ka siukene mõttetu värk ühesõnaga. Siis ma tahtsin lihtsalt kuhugi ära põgeneda, kus on võib-olla näed midagi uut, näed midagi paremat. See oli mu põhipoint, miks ma üldse tegelikult kaitseväkke tahtsin minna ja läksin. Ajateenistuses nägin, et vai, siin ma saan nagu, siin on kõik ühe pulga peal, kõik on ühesugused minionid lihtsalt, et vai, siin ma saan võib-olla midagi nagu teha. Ja nii ta läks. Ja siis põhimõtteliselt esimese päeva pealt otsustasin, et okei, kohe mingi skauti edasi missioonidele, nii edasi ja nii edasi. Ja see elu läks seal. No ütleks sa, et need missioonid paratamatult on sind ilmselt kuidagi mõjutanud, muutnud, aga kui sa ise proovid seda sõnastada kuidagi, et kuidas? Ja eks ikka, mind võib-olla mitte nii palju. Ma nagu olen näinud, kuidas ikka võib väga tõsiselt kuidagi mõjutada see kogu missiooni elu seal. Minu jaoks ta oli põnev seiklus rohkem. Aga vaata, nii palju on asju, mida sa võib-olla ise ei märka, kuidas see nagu see olemust muudab. Mida ma olen peaaegu igal pool nendes podcastides või rääkinud, on see, kuidas sõduri töö on suures osas näha nagu seda negatiivset. Otsida seda, skännida nagu seda, see on kellujäämisteema. Aga sa oled noor ka ja ma olin väga pärdik, sükene, ma arvan, et ma olen teadlikuks inimeseks mingi 30 alles võib-olla. Ma ei tea, kuidas ma üldse elus tundub nagu kulgesid läbi kapult. Aga sellises seisundis, kui sa nagu veedad 20-ndad seda negatiivset nähes ja otsides kogu aeg, see pruugi aru saada, et see ongi su elu lõpuks. Nüüd sa ainult nagu näed seda, nüüd sa ainult otsid seda, nüüd see on su kogu inimkogemus. Ongi lihtsalt skännida, mis halvasti on. See ilmselt tuleb ikkagi meil kuskilt väga sügavalt ahvi ajust, et ohule peab või negatiivsele siis üleüldse peab ikkagi rohkem tähelepanu pöörama, sest see on potentsiaalselt nagu ohtlikum, et see, et päike paistab, seda võid niimoodi mööda lasta endast, sest see on lihtsalt ilus. Loomad nagu me oleme. Sama vaata sotsiaalmeediaga tegelikult. Sulle võib öelda, kes vahib oma kommentaare või asju, võib-olla öeldakse mingi 20 head asja, siis on see üks halb asi seal. Ja nüüd sa oled täiesti takerdunud sinna. Kurat, miks ta nii ütles mulle? Mis see tähendab? Kas ma olen tõesti siuke või kas ma näen siuke välja? Mis iganes täielik fookus läheb seal ühele halvale asjale.
ja see ongi mingis mõttes paratamatu, et sa oledki niimoodi programmeeritud sellele tähelepanu suunama, mis tegelikult üldse ei ole. Ja nüüd pane ennast siuksesse töösse ka veel noore pärdikuna ja see ongi korras, et see on nagu, see on huvitav, et see kogu rada viis mind siia, kus praegu olen, kus hakkasid rohkem seda vaimset elu poolt, meditatsioone ja joogas ja kõike seda asja taga ajama, et lõpuks sai ise endast kopp ette nagu, et kaua võib tahaks nagu midagi muud kogeda. Et see on huvitav, jah. Kõik läks nii nagu peab, ütleks. Mis missioonidest rääkides inimestele, kes ei ole seal käinud, siis pealtnäha on võib-olla ega täpselt ei teagi, mis seal toimub. Tundub, et mingisugust suure maailma poliitika areenil aetakse mingeid asju ja sõdurid on siuke esiliin, kes seal siis justkui viivad ellu seda poliitikat, aga mis seal siis päriselt toimub? Võib nii öelda küll, aga võtaks ka seda, et selle sõduri jaoks, kellel nagu saapad maas seal koha peal on, see ikkagi nagu päriselt teed ka midagi. Nagu, et kas või üks inimene pääseb sinu pärast, mida iganes sellist, nagu sinu jaoks on suur asi. Jah, suures pildis sa mängid mingisugust idiootset rolli ilmselt, kelle ideoloogiat me nüüd toetame seal ja mille eest me võitleme seal. Aga sõduri jaoks, kes koha peal on, me näiteks puhastasime relvadest paar rajooni ära. See oligi meie ülesanne lihtsalt. Saime 2 rajooni tehke korda. Me võtsime nagu nii-öelda mõlemalt osapoolelt siis relvad ära. Mis ta oli mingi 6 ajaga. Kui muidu oli öösel, see oli Aafrikas, muidu oli öösel niimoodi, et haudvaikus või oli siuke andmine, et raske relvad käisid nagu väike või nii-öelda tavaautomaatidest üle. Nüüd tõsine andmine käis. Umbes 6 ajaga oli niimoodi, et öösel oli rahvas väljas, pidu käis nagu Aafrika inimene ikka, täielik festival oli kogu aeg lihtsalt öösel. See oli umbes 6 ajaga ja see oli meie töö nagu. Et meie jaoks seal koha peal tundus, et nüüd me tegime midagi ära. Aga jah, suures pildis, mis ta seal täpselt nüüd oli. Et seda nagu, eks tavasõdur väga ei tea, kui see ei uuri just. Kuidas see relvade äravõtmine käis siis lihtsalt? Patrullid. Ja kellelgi relva näed, siis ütled, et anna siia. Desarmeejale, jah. Meil oli siis prantsuskeelne keskkond suuresti. Ja mingi Aafrika kohalikud keeled ka, aga siuke Prantsuse koloonia ja võõrleegion oli seal. Ma ei tea nüüd, kui vandenõu teooriasse ma minna tahan selle kogu asjaga, aga ütleme niimoodi, et ilmselt kui prantslasi seal ei oleks või seda võõrleegioni seal ei oleks olnud, võib-olla poleks üldse vaja seal kellelgi olla. No see on see asi, mis tihti peale väljastpoolt vaadates tundubki, et minnakse nagu kuhugi võõrasse kohta, mingid võõraid asju ajama või siis oma mingi agendaga kuhugi nafta järele või ja kõik on sellise moraalse ilusa lipu all, et me tuleme teie elu siin nüüd korda sättima ja me tuleme teid vabastama ja tihti peale tundub, et kas need inimesed tegelikult üldse nagu ootavad või Seal oli ikka tavaline graffiti oli seina peal mingi non a la francais umbes ja et ei ole teid vaja ja tõmmake uttu ja mida iganes siukest, et mina tean, mis ta on. Eks seal oli teemante palju ilmselt ja kaevandusi ja asju. Aga ma räägin jällegist nagu minu jaoks, meie see üks rühm, kes seal oli, me nägime nagu oma töö vilju, kuidas reaalselt nagu elu läks paremaks, vähemalt see periood, mis seal oli nagu, kui me olime seal. Kui sa erasektoris siis olid, kas see oli mingi turvateenuse pakkumine või? Jah, põhimõtteliselt. See oli Briti firmaga. Nägu oli küll praegu selline, et see mingi väga kahtlane, mingisugune relvaäri käis kuskil. Oli kahtlane küll. Seal oli väga palju asju, kus me napilt nagu pääsesime, ütleme niimoodi. Lihtsalt mingi idiootsuste pärast, kui kuskil Saudi Araabias sõidad ringi, sul on pagassrelvi täis ja sa oled tegelikult suva inimene. Piisab ühest checkpointist, kes otsustab su auto läbi vaadata ja sa oled terroristi. Ja nüüd oledki kuskil Saudis eluaeg kinni, kui joppa pole kinni. Ma ei tea, neil on vähe karmimad islami reeglid seal, et kurat seda teab, kuidas sa lõpetad seal. Aga siukseid vigu oli palju. Vaata, kunagi olid Indias ka, vaata, mingid Eesti kutid aastaid olid kinni. Täpselt samasuguse lolluse pärast. Et need erafirmad on siukene, ega neid väga ei huvita, mis need töölised teevad seal. Et nagu, vaata, kui riigiga lähed missioonile, see on nagu
nii kindel, kui kindel sihuke sõjaolukord olla saab. Et noh, riik toetab sind, sul on nagu hoiab su kätt, lennutab sind edasi-tagasi, erafirmaga sa ei tea kunagi mitte midagi. Ma olin, mis see nüüd oli, Djibouti, see Aafrika sarv seal, tead võib-olla, Somaalia juures. Ma olin Djiboutis niimoodi, mul pass oli mingi kohaliku käes, mitu päeva. Ma olin passita, mu hotellituba, nii-öelda hotellituba oli mingi kuuliaukudega, mingi häbarik majalist. Mu tuba oli relvi täis, pass oli kadunud kuskil, kes ta tegelikult käis mulle viisat otsimas seal. Ja siis ma istusin seal kuradi oma toas. Siis mõtlesin, et okei, ma lähen siis sinna Djibouti linna peale. Tegin 2 sammu välja, lihtsalt taksode järjekord. Kõik tahavad seda whiteboy'd omale auto peale saada. Ja no sükene erafirma elu on süke teissugune. Et see ei tea kunagi midagi. Et vaat seda ma mõtlesingi sel ajal, et seiklus. Minu jaoks oli nagu seiklus kõik. Ma ei otsinud nagu et no, ma olen mingi hull patriot või midagi sükest. Mitte mul Eesti vastu, Eesti on väga äge koht, aga ma käisin lihtsalt uudishimust. Sa ütlesid, et teadlikuks inimeseks said siis 30-selt enam-vähem, et mida see teadlik inimene sinu jaoks tähendab? Ma nimetakski seda nagu ärkamiseks. Ma arvan, paljudel on ärkamises sükene müstiline arusaam, et see on mingi hull valgustumine või mingisugune hull sündmus, et nüüd sa oled, ma ei tea, Buda valmis. Aga kui teadlik sa üldse iseendast oled, nagu kui palju sul seda distantsi sinu ja su mõistuse vahel on, kas sa oled nagu täielik impulsiivne reaktsioon välistele tingimustele kogu aeg, või sul on mingigi distants ja sa teed nagu teadlikke valikuid ja otsuseid. Et see on sükene, no ma olin täielik pärdik. Et seda on natuke raske niimoodi edasi anda inimestele. Aga teadlikkus, kui palju sa näed ennast kõrvalt, see on kõige lihtsam, ma arvan öelda. Et see tahe, see sükest teissugust elu kogeda või leida tuligi sellest kõigest, et lõpuks ongi lihtsalt iseendast on kopp ees. Uudisimu on ka suur, too aeg oli rohkem süke, ma ei tea, mingi Tiibeti surnute raamatu vastu või mingi, ma ei tea, Anunnakid, see on mingi süke teema, vaata. Hästi suur uudisimu oli. Ja sealt hakkas aina rohkem nagu edasi minema siis ütleme, et päris elu poole, süke närvisüsteem, teadlik olek, kõik sellised asjad. See on ka mind vaevav küsimus alati, et tahaks teada, mis päriselt toimub ja et tahaks tõde, on ju. Ja Anunnakid on ka üks minu lemmikteemasid. See on põnev teema nagu. On, jah. Ja noh, need on teooriaid on palju ja otseselt ega neid ümber lükata ei ole ka nagu kerge, et väga kerge on nii-öelda kõrvale visata igasugused vandenõuteooriad ja esoteerilised teemad nii edasi lihtsalt selle eelarvamusega, et see on mingi umbluu, see on mingi voodoo, on ju. Aga tegelikult päriselt ümber lükata neid asju, okei, seda, et maakera on lame, seda võiks ümber lükata mingite arvutuste asjadega, on ju. Aga seda, et kas me oleme siin kulda kaevandavad Anunnakide orjad, et ma ei tea, ei olnud seal kohal, ise ei näinud. Mul on siuke loogika, eriti selliste asjadega, et kas ma tean või ei tea. Et see sõna, et ma usun seda või üldse see uskumine, see sõna ise nagu katsun seda nii palju vältida kui võimalik. Et see mõttes, kuna sa saad öelda, et ma usun, siis kui sa tegelikult päriselt ei tea. Aga kui sa juba tead midagi, siis sa ei saa enam öelda, et sa usud. Saab mu pointist aru vist. Ma ei olegi niimoodi mõelnud, ma ise hoobilt ütleks, et usk on veel võimsam kui teadmine, aga ma saan aru sellest pointist, et usk on, mulle tundub, et usk on nagu tohutu mingi jõud, on ju, või... Ta võib-olla nagu placebo, vähem midagi sükest. Ma ütlen, et see halb on, aga lihtsalt see nagu fakt ise, et tegelikult lõppkokkuvõttes ma kas tean või ei tea. Ja teada ma saan ainult läbi kogemuse. Nagu lihtsalt see ongi mu sükene alustalal üldse mu elu suurtemate tegemist. Ma olen isegi mošees käinud, või mitte mošees, mis see meil on see islamikeskus, mis siin Eestis on.
ma käisin seal mõnda aega, tahtsin lihtsalt teada, mitte lihtsalt uskuda kellegi juttu, et nad on seal mingisugused, ma ei tea, terroristid või mida iganes, vaata. Ma lähen käin koha peal natuke aega, lähen vaatan, palvetan seal nendega, möllan siuke undercover nii-öelda. Siis käisin mõnda aega seal. Vabandust kõikidele moslemitele, päris totter oli tegelikult on päris totter, nagu inimesed jooksevad võidu seal teha heategusid. Kui mul on see arv heategusi, siis ma saan mõisaamale taevasse ja mingi siuke teema. Siis mõtlesin, kuidas nagu päriselt usute nagu seda. See ei tea ju mitte midagi tegelikult. Keegi ei tea mitte midagi, kõik jooksevad ringi, nagu nad ilgelt teaks midagi. Ja seda ma tahtsingi nagu ise kogeda. Et see on, eks ma saan mõrva korralikult selle usu tampimise eest, aga minu jaoks ta on selline asi, et keegi ei ole ju tegelikult Jumalaga juttu rääkinud. Mõned väidavad, aga ma ei tea, äkki see on skisofreenia või midagi, kes seda teeb. Ja muidugi siis algab see küsimus ka sellest, et kuidas defineerida Jumalat on ju. Jah, seda küll. Et see, et kui põliseestlane käis oma hiiepaigaga vestlemas, et tema jaoks oli see võib-olla Taara oli tema jumal, kellega ta justkui suhtles. See on juba tiibim teema selle, et see läheb sinna teadlikkuse alla, kas see teadvus on nüüd igal pool on ju. Et see on siukene, eestlastel see vana usk oli kahtlaselt huvitavalt sarnane üldse selliste vanade, ma ei tea, põlisameeriklaste, mingi India inimeste, mis iganes selliste native inimestega, mis tegelikult tänapäeva teadus ka paneb päris sarnast juttu. Et see, ma ei tea, laud on teadlik enam-vähem ja mingid siuksed asjad. Võib-olla vähesel määral on ju, aga et hakkab sarnaseks muutuma see. Jah, üks huvitav küsimus on alati see, et kui sa paned külmkapi ukse kinni, et kuidas sa siis tead, et seal tuli ära kustub, on ju. Sa ei näe ju seda. see lähebki sinna molekuli tasandile välja põhimõtteliselt, on ju. Aga sa läksidki siis, käisid seal selles, islami usku tahtsid uudishimust uurida, et mida nad siis usuvad ja siis mingiks hetkeks just, kui hakkasid ise moslemiks. Ütleme nii, et ma olin kogu aeg seal teadmisega, ma lihtsalt vaatan, mis siin toimub. Et see läks päris veidraks ära seal mingi moment ikka, et hakkasid käima kohal, paluti, et tule sinna, võib-olla visati sulle mingi plekk selle eest veel seal. Siis mõtlesin, et okei, mingi suur valge poiss, et umbes, ma ei tea, tahavad nüüd reklaamida minuga midagi. Ja siis oli, why not, või paar korda käia niimoodi. Ja siis lõpuks saidki aru, et see on tegelikult päris süke veider, mis siin üldse toimub, ma ei tea. Aga miks ma läksin, mu point oligi see jälle, et muidu sa jälle usud lihtsalt kellegi juttu. Aga sa tegelikult ei tea ju mitte midagi. Nüüd ma läksin lihtsalt ise, sain teada, nüüd ma tean. Ongi kõik. Usud sa Jumalat? See on see, et see sama asi jälle. Et kuidas ma nüüd ütlen, ma ei tea, aga see ei tähenda, et ma ei usu. Ma ei tea lihtsalt. Ma ei tea, mis asi see on või kus see on või mida iganes sellist, aga see ei tähenda, et ma ei usu ka. Nojah, moodsad inimesed ja filosoofid vist ütlevad agnostik selle olukorra kohta. Kogemuse põhine, suuresti. Seepärast mulle need meditatsioonid ja joogad ja need asjad kõige rohkem nagu istuvadki sellest kogu vaimse maailma möllust. Ja ma olen need ayahuasca tseremooniaid teinud, seene mingisuguseid asju teinud, mõlemad korraga teinud, igast siukseid seiklusi. Lõppkokkuvõttes jooga ja meditatsioon on see koht, kus ma reaalselt kõige rohkem kogen nagu siukest, ma ei tea, päris muutust või päris asja või mida iganes. Aga kuidas sa mediteerid? Nagu, kuidas see praktiliselt välja näeb sul? Kui tihti või kui pikalt või mis sa teed? Iga hommik, iga jumala hommik. Ma teen ühte kindlat joogide meditatsiooni, mis on siukene päris keeruline, seal on hingamised sees, erinevad hinge kinnihoidmised sees, igast erinevad asjad. Ja siis lõpus on lihtsalt olemine ja seda sa võid venitada palju tahad. Aga mul on väga kindel rutiin hommikul. See kõik ongi närvisüsteemi reguleerimiseks. Et kus sul närvisüsteem on rahulik ja paigas nii-öelda. Sükene vaga vesi lihtsalt. Sul on palju lihtsam teha valikuid, ma ei tea, mõistmisest ja ma ei tea, lihtsalt
armastav olla, mitte sihuke egokeskne inimene olla. Sul on vähem hõõrdumist elus, vähem takerdumist elus, see on nagu sihuke, sul on mingi kindel graatsia või selline nagu õlitatud mootor. Sa lähed sujuvalt läbi kõigest. Aga nii kui sa jääd sinna, sul on närvisüsteem natukene krussis, sa oled siukene pinges, sa oled rohkem egos, nüüd sa takerdud igale poole, sul on hõõrdumised inimestega, kõik sellised asjad. Elu ei lähe nii sujuvalt enam. Et mul on väga kindel rutiin hommikul, mis ma teen. See kestab mingisugune circa 3 tundi äkki kokku. 3 tundi iga hommik. Ma ärkan vara. Mul on suht vaba elu vist ka muidugi, et mul nagu on aega selleks. Aga seal sees on jooga ka muidugi. Cold plunge, vana hea. Külm duš, jooga, meditatsioon, käin trennis ära. Et sükene 3 natuke peale võib-olla, sõit ka sisse arvestada, kui trenni lähed. Ja ongi, närvisüsteem on paigas. Pluss ka see fakt, et sa ärkad hommikul ülesse, no külm duš näiteks, sa ärkad hommikul ülesse, sa teed iga jumal hommik, sa teed midagi, mida sa lihtsalt peaaegu ei tee. See fakt, nagu see aitab elule minu meelest meeletult kaasa. Sest iga hommik ma olen niimoodi, et see avatar, mis sul on, ja see keha või mis iganes asi, see hakkab sul kohe leiutama. Pesed hambaid ja jood vett ja ma ei tea, paned selle arvuti käima, jääd ennast sinna YouTube'i vaatama midagi. Jumal eest, et kohe dušale ei läheks. Kohe seda külma vett kaela laseks omale. Et see on sükene väga tugev asi, mida teha. Sest see tõesti nagu iga jumal hommik sükene napilt ei tee seda, ikka teed ära selle. Ja siis hakkad oma teisi asju ka veel peale tegema. Et see on närvisüsteemiga peab nagu ikka töötama niimoodi, või iseendaga. Mis seemneid sa istutad, et kui sa ärkad, võtame mingi teise näite inimesest, sa ärkad hommikul üles, scrollid 20 minti tema rutiin, võib-olla näpid ennast veel mingi, ma ei tea, 5 minti kaua kellegi läheb. Sööd krõpsu, võib-olla tõmbad väikse õlle peale. Et kuidas sul nüüd olla on? Tegelikult see on nii lihtne. Nii lihtne ongi. Jah, ma olen täitsa nõus sinuga. Hommikul õlut jooma hakata pihku panema muidugi retsen. Karmid mõlemad on ekstreemsed näited. Siis ilmselt tööle käia. Aga üks asi on, külmvesi on tõesti hea asi, millega on raske ära harjuda. Et ükskõik, mis sa teed, inimene harjub, adapteerub ülikiiresti ja kõik muutub, see on mingi hästi klišeelised laused, et otsi mingit ebamugavustsooni, otsid selle üles, saavutad selle ja see muutub sinu mugavustsooniks, et sa justkui vallutad selle tsooni ära, et ma ei tea, teed iga hommik näiteks kätekõverdusi, et võib-olla sa väga nagu ei taha teha neid, aga kui sa iga hommik neid teed, lõpuks on see teed umbes suht autopiloodil neid, aga külmaveega on see nagu kohe paneb seda sükse elektrisuraka, et see mõjub hästi, aga sa mainisid, et sa oled teinud ka neid igasuguseid psühhedeelseid asju, et ma ei küsi siis, et mida sa trippides nägid, aga mina olen mõelnud selle peale, et kas sina usud, et see, mida sa näed või koged või mis iganes, et kas see tuleb sinust endast, kui sa näiteks oled, ma ei tea, seeni söönud või seda ayahuascat joonud, kas see tuleb sinust endast või on see mingi väline show, mis sulle näidatakse, et isegi 2 teooriat on minu arust, et mõned räägivad sellisest mingisugusest vaimusest, mis tõesti tuleb kuskilt väljast sinu peale ja see, et sa neid sõid, see on just kui antenn on et siis sa võtad vastu seda sagedust. Teine teooria, mida ma ise nooremana vähemalt alati uskusin, on see, et sa ei saa mitte midagi muud läbi elada, kogeda, mis iganes, kui ainult ise ennast. Ma olen seal. Nagu suuresti sellepärast, et mis ma lõpuks panin tähele, seal tripis väljendub sinu enda olemus läbi selle data hunniku, mis sa elu jooksul oled kokku kogunud. See andmebaas, mis sul on, ega seal ju tegelikult midagi muud ei ole. See lihtsalt väljendubki sul, ütleme, et mis iganes sul see olemus on, sa oled, ma ei tea, vihane kellegi peale või kurb või rõõmus või mis iganes asjad on. Ja nüüd sul, kuidas iganes kellelgi see trip väljendub, näeb mingisuguseid asju või mis iganes see on. See on ikkagi nagu selle andmehunniku põhjal, mis sa oled omale sinna pähe kokku kogunud. Selle kohta on, ma olen ise ka igat pidi seda mõelnud, et võib-olla üks selgitus või põhjendus, et midagi tuleb väljast poolt, on igasugused
sakraalmustrid näiteks, et et kui sa ei ole kunagi näinud mingisugust virvendavat mandalat, on ju, sina oled elanud metsa sees, siis sa sööd neid ja et igal pool inimesed näevad nagu sarnaseid mustreid, aga sellele saab muidugi kohe panna vastu argumendi, et äkki siis need ongi iga inimese sees tegelikult meil raku tasandil ongi sellised mustrid, on ju. Ja teine asi on see ka, et kui palju sa teadlikult need andmeid kogud omale. Et tegelikult on ju nii palju, kus sa käid ringi, sa oled nagu siuke liimipulk põhimõtteliselt, sul kogu aeg midagi külge, mida sa võib-olla isegi ei pane tähele kohe. Et kuidas seda ajupesu muud moodi tehakse või seda ühiskonna vormimist või mis iganes asjad. Et see ei pruugi alati teada, mida sa oled omale sinna pähe kokku kogunud. Ja muidugi, kui väga tiibiks minna, võtame mingisugused Tiibeti jutud asjad. Kui nüüd rääkida mingitest eelmistest eludest või et su keha mäletab, et need rakud on alati ju taas käsitluses jälle. Et sul on, ma ei tea, molekulid käivad ringi ratast kogu aeg. Mitte kõik, mis on olnud, on ju tegelikult kogu aeg olnud olemas, et mis iganes sul see keha mäletab jälle. Ja see on jah seotud ka sellega, et põhimõtteliselt ju kõik, nii meie kui ka kõik, mis me näeme, on tehtud samast asjast, nagu samast materjalist algtasandil ja miks ei peaks siis kõik mõjutama kõike põhimõtteliselt. Jah, ma olen täiesti nõus sellega. Sellepärast võtame isegi, ma ei tea, astroloogia on ju. Et tänapäeval läänemaailmas on üle popp öelda seda, et see on mingi lolluse värk. Kindlasti on väga palju raha tegemist seal lihtsalt. Ja samamoodi on ma arvast suht veider öelda, et planeedid meid üldse ei mõjuta kuidagi. Nagu kas või kuu pärast me üldse oleme need, kes me oleme. Et tegelikult see on jah, et nende trippidega kindlasti on välist, aga see väline ikkagi väljendub sinu enda seest, ma ütleks. Et see on sükene kaks asja koos võib olla. Aga ma jah, nende entitite sükste asjadega ma väga kahtlen. Jah, see on ka see teine argument, et just kui ikkagi tuleb mingi väga selge mingi välismõju, et inimesed näevad mingisuguseid ühtesid päkapikke ja suitsetavad DMT-d ja siis nad jõuavad sinna maailma, kus päkapikud ütlevad neile tere. Ja mul on endalgi mingid gnoomid luuke kinni tõmmanud ja mingi igast üks asja olnud. Aga see on ikkagist jälle see, et su enda fantaasia hakkab hullu panema lihtsalt. No ja ongi, et ja sa kuigi sa mõtled, et võib-olla sa ei ole seda kuskil näinud, aga see on hea võrdlus, et sa tegelikult isegi ei taju, kui liimipulk sa oled, et mingi asi võib siin mõjutada, millele sa või alateadlikult siis on ju, jääb sulle külge ja siis sa elad seda võib-olla seal trippides välja või näed seda on ju. Ja kindlasti, ma arvan sellepärast võib-olla need tripid vahest nii puhastavalt mõjuvadki üldse. Sa saad väga palju tegelikult, näed iseennast väga tugevalt siin. Mul oli ühe korra oli niimoodi, kus ma ikka tõsiselt mööda arvutasin. Kogusega. Jah, ropult. Ja 5 minutiga oli niimoodi, et ma tundsin, nüüd on midagi väga valesti. Mu koer vaatas, et tõusis püsti ja vaatas mind pea viltu lihtsalt. Ta sai ka aru, et midagi ta sai valesti. Nagu kohe aru lihtsalt, see oli väga huvitav. Ja siis oligi teise ruumi uks kinni. Mediteerisin läbi ennast sealt. Aga peale seda ma ei ole kunagi rohkem teinud midagi. Pole vaja lihtsalt. Aga mis ma nagu väga tugevalt seal kaasa sain, on see lihtsalt tänutunne üldse selle kõige eest. Et sa oled üldse teadlik elust endast. Et üldse see, kujuta nüüd seda ette, et see kontsept, mis meil elust on, nagu see elu ise üldse, et seda ei ole. Mitte midagi, et see isegi mitte midagi ei ole, nagu üldse midagi. Et see sükene pärast trippi esimese asjana mõtlesin, et kuradi veider on tegelikult, et üldse see kõik olemas on. See mikker ja laud siin, et ma olen mingi tegelane nimega see, teen seda, et miks mitte midagi. Tegelikult jumala lambist on kõik see olemas siin. Aga tegelikult nagu väga nagu sügavalt mõelda, et miks mitte ei võiks olla üldse mitte midagi. Ja ma kuidagi kogesin seda, kui ma väga mööda arvutasin. Sest seda on tavaolekus on ju raske edasi anda, et kuidas, mis see tähendab, kui mitte midagi ei ole. Aga see oli väga fucking hirmus. Ja kui sealt välja vaikselt hakkasin saama, siis oligi see meeletu tänutunne, et üldse sa saad nagu teadlik olla sellest elust ja sellest kogemusest, mis meil siin on. Et kogu nagu
väga palju jäetakse kinni sinna mõttesse, et mis see point kõigel on. Aga peale seda ma sain aru, et see ongi point, et sa lihtsalt saad seda kogeda. Sest kui seda ei oleks. Põhimõtteliselt siis, et ikkagi midagi on parem kui mitte midagi. Jah, tundub, et kogu point ongi see, et lihtsalt midagi oleks. Võib-olla see on selle tripi süü lihtsalt. Ei see, ilmselt inimesed, kes on trippinud ja niimoodi sügavale läinud, et teavad seda tunnet, kui kõik hakkab ära lahustuma, kaasa arvatud sa ise ja sinust ei jää mitte midagi järele. Ja siis on selline tunne, et sa sõidad mingisugusest tohutu suurest hirmsast mäest alla ja mis nüüd juhtub on ju. See annab siukse mõnusa rahu ka vaata sul eluks kaasa tegelikult. Seda küll, jah. Et jah, aga samas ma saan nagu aru, et see ei ole kõigile. Seda ei soovita kindlasti. Mõni inimene ikkagi ei ole pärast enam endine. Kindlasti. Mitte selles mõttes, et sa isegi ei ole endine, aga mõnel on nagu tõesti, et see juba keerabki midagi siin ikkagi tuksi, et sa ei saa normaalselt elada enam. Nojah, kogu su elu kogemus üldse ju käib ainult läbi selle filtri siin. See on, ega seal midagi muud ei olegi. Selles mõttes, et teine asi, mis ma sealt samast kaasa sain, oligi see tänutunne selge meele eest. Lihtsalt see, et sul on nagu, et sa oled sündinud ja sul on kaasa antud see selge mõistus. Et nagu hoolitse sellest, nagu ole tänulik sellest. Nii paljud üritavad seda igatepidi kaotada kuhugi. Alkoholiga, väike, ma ei tea, mis iganes asjad. Aga jumala eest, et seda selget meelt ei taha. Aga peale seda oligi, et siis mul hakkas eriti tugevalt kõik see külm duš, meditatsioon, jooga, kõik see asi pihta. Et sa saad aru, et see kõige parem traag ongi, kui sa elu ennast saad täiesti puhta selge meelega kogeda, siis on nagu eriti efektiivne viis, kuidas kõike enda ümbert nagu kogeda. Täiesti puhtalt. See on jah huvitav, et see on ka mingi väga-väga kuskile sügavale istutatud asi, et inimene tahab oma meelt mõjutada, on ju. Ja loomadel on see kõigil, kui võimalus on ju. Need mingisugused tiigrid ja kes iganes söövad neid seeni, seal tripivad, on ju. Elevandid söövad mingid pahaks läinud õunasid, joovad täis ennast nagu sellest, on ju. Ja inimestel samamoodi, et see on ju olnud aegade alguses saati, on ju, et tahaks nagu justkui kogeda mingit teist olekut ja mis tähendab siis meele hägustamist või vähemalt mõjutamist mingite asjadega, on ju. Et jah, seda nagu välja ei ravisid, et oleme kõik kained ja nii edasi. Mulle tundub vähemalt, on ju. Aga igaüks, kes on selge meelega, siis saab aru, et see on ju kõige parem, on ju. See on kõige parem, jah. See on täpselt see üks hea näide on selle koha pealt, kui sul tuleb lennuki piloot näiteks, kes on ju mõnusalt pilves. Sa tahaksid temaga nüüd lendama minna. Ja kui sul nagu tuleb lennuki piloot, kes on selge, nüüd sa ilmselgelt tahad, ta on efektiivne. Et kui siukene asi nagu lendamine on nagu, traag on selle jaoks halb asi, et nüüd miks see elu enda kogemine peaks nüüd parem olema sellegi? Ma tahaks muidugi kohe lisakonteksti küsida, et kas see piloot on näiteks igapäevane suitsetaja, nüüd järsku ta ei suitseta ja siis asub lendama, siis ma seda varianti ei tahaks. Et kõik alati ole. Saan Bondist aru juba, jah. Ise võitlesin ka tegelikult viidiga päris pikka aega. Mul oligi, see on minevik, vahet üle ma võin nagu rääkida neides. Et sisuliselt ainuke periood, kuna ma ei teinud, siis kõige naljakam see oli sõduriajal. Oli siis, kui ma olin missioonidel või kuskil pikalt õppusel. Nii kui oli nii sama vaba aeg, kohe kadunud, kohe läks käima nagu. Et seda ma mõtlesingi sellel, et elu oli hästi intensiivne, igas mõttes. Ja lõpuks sai ise endast siibür, pluss uudisimu. Ja siis hakkas kogu see otsimine sügavamat elu kogeda või millegist rohkem aru saada või seda tõde leida ja nii edasi hakkas tulema. Aga kuidas sa... See on nagu, minu arust see on üldse elu point samas, see on natukene, kui sa nüüd mõtled, mitte midagi ei ole meil niisama, nagu kõik asjad on meil tulnud, kogu evolutsioon on nagu justkui sellest, et midagi perses. Need seinad ümber näiteks, ukse ees, ellujäämine, lihtsalt see, et nii on turvalisem. Nagu kõik toimub ainult siis, kui on nagu tuli takus, on ju. Mitte midagi põhimõtteliselt niisama ei ole. Kui oleks üldse mingit ellujäämisprobleemi või
midagi utsitaks tagant, ma arvan, me oleksimegi mingi palja peega hipid lihtsalt ja elu ongi lill, vaat. No see on see sama point, et ringiga tagasi jõuda, et negatiivsus on mingis mõttes paradoksaalsel kombel edasiviiv jõud on ju. Ja noh, igasugused negatiivsed emotsioonid isegi ka tihtipeale, et ma ei tea, viha on palju suurem motivaator võib-olla inimesele või viha või hirm selle osas on ju, et mis võib juhtuda kui see, et justkui püüdlus või see, et ma tahan nagu seda saavutada on ju. Et see tundub tihtipeale, see isegi ei toimi nii hästi kui see, et ma seda ei taha kindlasti, et ma siis pigem lähen sinna poole. Jah, aga vaata, siin ongi jälle see point, et kui paljud nüüd suudavad seda negatiivset oma siis selliseks trepiastmeks luua. Ei no ja enamus ikkagi kaarega alla sinna poole. Et see ongi see, et lihtne on olla spirituaalne, kui elus on kõik hästi. Mis siis probleem on? Aga just need kohad, kui ma ei tea, lähedane sureb ära, ja mingi finantskatastroof on ju, ma ei tea, naine jätab maha, mingid siuksed asjad on, vaata siis lööb eriti tugevalt see mängu, et okei, kas sa nüüd suudad ka nagu kohale jääda, mitte kaduda oma mõistusesse, kui paljud inimesed käivad ringi, et see tegelikult, kui palju sa koged elu ennast versus kui palju sa koged oma mõistust on ju. Enamus on kuskil siin eksinud kogu aeg. Mingisugune oma psühholoogiline draama on see, mida sa koged enamasti. Ja kui nüüd eriti nagu sitventikasse lendab elus, siis on nagu minu meelest see koht, kus nüüd on nagu aeg seda päris vaimsust harjutada. Ja sealt välja tuled, ongi enamus need meetodid on tegelikult närvisüsteemi reguleerimine, on nagu sul elus lendab sitventikasse, mis sul nüüd on, ellujäämine on peal. Nüüd ongi, kõik on negatiivne, kõik on paha, halb on ja närvisüsteem on ka piirajas sul. Ja nüüd võtad end kokku ja hakkad neid külmasi duši ja meditatsioone ja joogasi tegema. Sa tuleb palju kiiremini välja sealt ja pluss sa oled tugevam. Järgmine kord siin nii lihtsalt enam siuksed asjad ei mõjuta. Et see on siukene lihtne on olla ja vaimne, kui kõik on hästi. See on see, et sa ütlesid, et kui palju inimene kogeb oma elu versus kui palju ta oma mõistust kogeb, et siis tegelikult ju kõigil on mingisugune teatav sisemonoloog või mingi selline asi, mis kogu aeg tegelikult sul mingi jutt peas jookseb on ju. Ja mina ei ole suur mediteerija, aga kunagi ma üritasin seda teha. Üsna väheseks ajaks, mingi 6 aega vist pidasin vastu, kus ma iga päev mediteerisin. Ja ühe korra sellest 6 ajast, siis mul juhtus korraks see, et ei olnud mitte midagi. Ei olnud ühtegi mõtet, mitte midagi, oli lihtsalt olin on ju. Täielik null ja siuke, ma ei tea, väga õnnis ja väga mõnus tunne oli on ju. Et ma saan sellest fondist aru, ma olen võib-olla teiste tegevustega nagu jõudnud sinna samma kohta mingi repetatiivse mingisuguse tegevusega on ju. Et siis sa jõuad ka sinna, kus sul nagu just kui see lugu või see loo vestja vähemalt jääb vait peas või siis äkki ta isegi räägib, aga sa ei pane seda tähele. Ja just ongi see, et sa nagu õpid seda las ta läheb. Las see, nagu enamasti, mis see põhiprobleem on, kõik tahavad, nagu võtavad nendest mõtetest kinni. Neil nagu just kui sul ei ole seda funktsioonigi lasta nendel mõtetel minna lihtsalt. Sul nagu sa oled kohe kuidagi automaatselt ühes mõttes, teises mõttes, kolmandas mõttes, sa oled täiesti uppunud sinna sisse. Ja nüüd see loob su elu ju põhimõtteliselt. Ja nüüd tekibki see küsimus, et kas sa üldse eksisteerid? Kus automaatselt kehastad oma kogutud andmeid, mis on väljaspoolt kokku kogutud, mingi databaas on ja sa oled täiesti kadunud seal sees. See määrab nüüd, mida sa oma elus teed. Kuidas tunded tekivad? Mõtled millegile, nüüd see mõte tekitas sul mingi tunde ja nüüd sellest tundes sa lähed teed midagi. Ja nüüd sa oled elu jooksul omale mingisuguse datahunniku kokku kogunud, sa automaatselt kehastad seda. Nüüd, mis asi sa oled nüüd? See on nagu see Matrixi agent, vaatame midagi. Programm nagu. Sinu jutt meenutab sellist ütlust, mis ma kunagi kuskilt olen kuulnud, et mitte sina ei ela oma elu, vaid sa lased elul nagu endaga juhtuda. Või põhimõtteliselt see on ka see poliitika ütlus, et kui sina ei tegele poliitikaga, siis poliitika tegeleb sinuga, et eluga saab samamoodi teha. Kahjuks see poliitikasi on ka vist niimoodi. Aga põhimõtteliselt see kirjeldab väga hästi seda olukorda, et kus sa valimatult oled nii-öelda enda mõtete sellises meelevallas, et ongi sellised inimesed, kellel näiteks mina ei saa nagu väga hästi sellest aru, aga mingi inimene ütleb, et mul on täna nii sitt tuju, et ma saan, mul on ka vahepeal sitt tuju,
aga et sa lased ennast defineerida sellel ja kõik su käitumist, kõik, kes su ümber on, siis saavad mööda päid ja jalgu niimoodi, et ja siis ongi inimesed juba teavad, ta ongi sellise karakteriga, ärme praegu teda surgi on, et tal on siit tuju ja nii edasi. Et... See on jälle seesama, et mis seemneid sa endas nagu kasvatad, vaata. Et see on hea näide on jälle, on ju, üks ärkab hommikul üles, tal on hambavalu. Nüüd su mõtted on natuke kehvad, tunned end kehvasti, nüüd see kõik sinu ümber teavad, et sul on see hambavalu põhimõtteliselt. Aga see ei pea olema hambavalu, see võib olla midagi nii lihtsalt nagu see stiil, kuidas sa mõtled, missuguseid mõtteid sa haarad, on ju, kui sügaval sa kadunud oled seal ka veel omakorda. Ja nüüd ongi, see ongi see olemus, on ju, et seepärast ma ütlengi, et nii oluline miks see meditatsioon on hea asi, sa ärkad hommikul üles, esimese asjana tood ennast kohale. Okei, sa märkad neid asju, sa lähevad, tood ennast kogu aeg tagasi kohale. Sa alustad juba päeva niimoodi. Versus see, et sa alustad päeva nii, sul on esimene mõte, sa oled juba sellega. Ja nüüd sul ongi, nüüd sa veel kinnitad omale. Mul on siit tuju. Sa just valisid sellise, nagu keegi teine ei tee sulle seda. See on sinu enda valik. Siis sa oled väga kaugele läinud ära, kui sa veel ise, et sa isegi ei mõista, et see on su enda valik, vaid kõik teised on selles süüd. See ohvriroll, see on karm. See on üks tüüp rahvast, kellega on väga raske. Ma katsun olla hästi mõistav inimene. Aga kurat. See on selline nagu mingi lõppematu plaat või mingi käi, mis lihtsalt ketrab ja see muster ja need inimesed mõjuvad tõesti tihti peale nende energiavampiiridena. Täiesti. Et kui nad tulevad, siis see pärast nagu läheb, ma ei tea, tuleb mingi energiavampiir, sõber tuleb külla sulle ja ära läheb, siis on peaks magamine. See ongi nüüd, sa oled tema selle olemusega nii kaasas, vaata seal. See ongi nüüd, sa tunned natukene seda, kuidas see teine inimene oma elu kogeb. Ja see on tema enda valik. Mõtle, kui kurnav see talle endale veel on. See on kurb, karm, seepärast ongi alati parem mõistev olla. Et väga lihtne on kaitsesse minna ja hakata sõimama ja möllama värki. Aga nüüd sa lähed tema selle tumedusega kaasa, võtad tema selle olemuse ja koged ise ka veel seda. Et see on jälle sellised väiksed Jeesuse õpetused ka, et miks ei ole mõtet, keegi on ju sõimab sind või mida. Saad kuru üks hea lause. See on üks lemmikõpetajaid. Et ma ütlen sulle idioot. Ja nüüd sa ei saa 3 päeva magada selle pärast. No siis sa pead ju idioot. Et tegelikult nagu nii lihtne ongi see. Et see ei ole mõtet minna teise inimese egoga kaasa, mitte kuskilt otsast. Sa võtad lihtsalt tema selle olemuse endale ka veel. Ja nüüd, kui sa hakkad teda veel hindama selle pärast, tšaatšima nii-öelda, kuidas siis see parem oled? Täpselt sama asja, vaat. Ja koged nüüd täpselt sama asja. Et see on seesama koht, kus me ennem rääksime liimipulgast. Ja nüüd, kui sa oled veel tsükene impulsiivne reaktsioon oma välisele maailmale, käid kogu aeg niimoodi ringi, mis taatounnik sul nüüd lõpuks on, nüüd sa automaatselt ketrad seda. Kas sa ise üldse eksisteerid? Sa oled nagu täielikult koged oma psühholoogilist raamat ja ongi kõik. Sellepärast need teraapiad nii popid ongi ilmselt. Eriti siin läänemaailmas. Meil on see vaimne maailm nagu kuidagi sükane vuu-värk miski pärast. Sten, räägi, mis sa praktilisusesse korraks tulles, et mis sa igapäevaselt teed, et sa niimoodi elada saad, et sul on 3-tunnine hommikurutiin ja üleüldse ma mõtlen, et ega paljud inimesed ilmselt saavad sellest jutust aru ja tunnevad seda oravrattas süsteemi siin on, aga ütleme, praktilises elus on hästi raske, nagu kui sa pead hommikul kell 6 tööle minema, siis on hästi raske äkki ärgata mingi kell 4 üles ja 2 tundi mediteerida. No ma ärkame kell 5 üles, enam-vähem. Peale tööd ka neid asju. Selles mõttes need, vabandusi on alati lihtne leida, aga ma ütlegi, et see nagu kerge ka on niisugused valikud teha. Aga küsimus on siis, kuidas ma raha teenin? No näiteks? Suures osas kauplen. Trading. Nii huvitav kui see. Aga ma olen seda aastaid teinud ka. Kui ma läksin Kaitseväest Erru,
Ja ma sain esimest korda mu missioonikaaslane, kes oli Austraalias parasjagu, näitas mulle, et siuke asi on olemas. Ma ei teadnud sellest mitte midagi. Ma nägin seda kogu marketit ja kauplemisfiaskot. Siis mõtlesin, et päris, siuke asi on olemas. Et ma teen lihtsalt seda nii kaua, kui see välja tuleb, ongi kõik. Ja ongi kõik. Et kui sa midagi väga tahad, siis ainuke takistus tegelikult oled suht nagu sina ise ainult. Ja nüüd selleks on möödas 5 aastat. Väga palju raha kaotanud sinna. Ja nüüd ma olen seal kohas, kus ta toidab. Aga ma ei ole mingi hullult edukas sellega, aga ma saan nagu väga mugavalt elatud. Et kauplemine, jah. Kulda lükkan üles alla. Nii ta läheb. See on see, et kui sa enne rääkisid teadmisest ja uskumisest, siis ma olen alati öelnud, või mulle tundub see siiamaani tõsi, et tegelikult ma oma elu jooksul olengi ainult ühe asja teada saanud, mida ma võin kindlalt öelda, et ma tean. Ja see on see, et kõik käib üles alla. Et kui on sitt olukord, siis ära muretse, varsti see muutub. Võib-olla läheb veel sitemaks, võib-olla läheb paremaks, aga nagu see muster, sellest ma olen nagu aru saanud, et see on üks asi. Sitt on ju tuleviku väetis. No täpselt on ju. See on jälle see, et mis silli sa oma kogemustele paned. See on ka jälle sama see mõistuse teema ja see filtri teema, et kui sa tõesti nagu, kuhu sa tahad oma elus jõuda, kui iga väikegi raske katsumus on sinu jaoks, jube, kohutav, halb, ma ei saa, ma ei taha, nii raske on. No, kuhu sa tahad jõuda niimoodi? Et see ongi, sa paned igale poole selle sildi, et see on nüüd nii halb ja paha selle asemel, et see on see positiivne mõtlemine, on ju väike klišee. Aga selle asemel, et nüüd sa võtad ette, mis iganes sul see halb juhtus, teed oma väikse selle refocus harjutuse, et okei, mis selle mündi teine pool on, mida ma saan siit, kuidas ta mind nüüd tugevamaks teeb, kuidas ta mind paremaks teeb. Ma harjutan iga päev seda. Nii kui mõte kaab kuhugi negatiivsesse, tunned, okei, ma tõmban ennast kohale ka nüüd sealt välja, kohalolekusse mingi mitu korda, ikka tõmbab sinna tagasi, mingi siuke suur asi elus. See ei ole midagi muud, kui mõtledki, okei, harjutame fookust ümber natuke, mis selle asja see hea külg on. Kuidas ma saan siit ainult paremaks ja tugevamaks saada. Ilmselgelt su elu lähebki paremini edasi niimoodi. Ja tihtipeale on sellest kerge aru saada, isegi kui sa ei tegele sellega teadlikult, on ju, et nagu ümber defineerida sitt olukord enda jaoks peas, on ju. Aga aja möödudes on sellest kerge aru saada, et kui sa vaatad natuke aega tagasi, vaatad, et eelmine aasta sul oli mingi jube raske periood, on ju, siis tegelikult sa saad aru, et see oligi see väetis, on ju. See oli vajalik. Ja, see oli vajalik. Nüüd oled sa teistsugune, parem, tugevam inimene tänu sellele, on ju. Aga seda enam, see on ju tõestus sellest, et kui nüüd uuesti midagi sihukest juhtub, sa juba tead, mis see süsteem elus on, vaata. Aga veits on sellega ka nagu külma veega, on ju, et see eks see on kõige külmem vesi just. Alati võib elu üllatada sind. Elu on kõige tugevam see vaimne kool meil üldse, kus seda praktiseerida. Et see ongi, mind ei huvita need vaimsed õpetajad ja õpetused, kes seal kuskil koopas ja kirikus istuvad terve elu ja elu ei kogegi. Vaid just need tegelased, kes nagu täie raha eest elavad. Keda tembeldatakse ka kõige rohkem selle pärast. Et mis vaimne kuru sa oled, kui sul on mingi kalt ja mingi, ma ei tea, 100 asja, vaata. No vaata Oshot näiteks. 18 Rolls Royce'i või mis tal oli. Aga miks mitte? Miks mitte nagu? See mõttes, et sa võid ju seda vaimset asja ajada, sa koged elu nii ekstaasis ja mõnusas olekus. Ja nüüd, kas ma nüüd ei tohi siis nagu autosi nautida või mida iganes? No seal ilmselt tihtipeale on, ütleme, et kui rockstaril on 18 Rolls Royce'i, keegi ei tee nagu teist nägugi, on ju, aga inimesed saavad vihaseks või hukkamõistvaks siis, kui sa presenteerid ennast nagu teistmoodi, kui sa tegelikult oled, on ju. Et sa presenteerid ennast ja promod selliseid mõtteviise, kus just kui see on täiesti tähtsusetu ja sina ei tegele selliste maiste, sellise jamaga, on ju. Ja siis järsku inimene vaatab su garaaži, oho. Ja, aga vaata, seal on, ma arvan, et paljud saavad valesti aru, et see ei ole päris niimoodi, et see Rolls Royce nüüd ei tee sind õnnelikuks. See ei ole nagu point. Õnnelik oled see niikuinii, aga nüüd sul on võime nautida seda Rolls Royce'i. Aga kui su olemus on kehva ja sa oled siuke õnnetu või vihane inimene, ega sa ei naudi seda Rolls Royce'i ka nüüd sa oled seal rooli taga lihtsalt vihane või õnnetu. Nagu lõppkokkuvõttes. See ongi see sama filter jälle, et kuidas sa seda maailma koged. Sul võivad olla kõik need pilvelõhkujad ja Lamborghinid ja mis iganes asjad, aga kui sul ei ole võimet kogeda seda,
Nende tegelaste õpetus ongi pigem see, et sul on nagu võime elu kogeda. Et see pigem on nagu niipidi. Aga ma ei tea. Seda, mis natuke keeruline niimoodi tavalisel inimesel mõista, kes on vaimsest maailmast uurinud ainult võib-olla mingi Jeesuse õpetusi, et sul ei ole midagi vaja ja mine oma kaltsudega käi maailma peal ringi ja ongi kõik võt. Et on jah, natukene kuidagi ma laiali läinud see õpetustöö. Et... No Sten, ma lõpetuseks küsin, et millest sa soovitaks inimesel alustada teekonda teadlikkuseni, kas külmast dušist või mediteerimisest? Ma ütleks, et kõigepealt peaks äkki... Külmduss on alati jah. Mediteerimine, võib-olla isegi mitte mediteerima, vaid natukene maha istuma ja äkki analüüsima iseennast, kuidas ma nüüd valin seda elu kogeda, mismoodi ma nüüd mõtlen, mismoodi ma neid asju näen. Et istud maha ja natukene nokitsed selle kallal. Kui sa oled rahul sellega, muu pärast ära tee mitte midagi. Sa oled juba ärganud, valgustunud, mida iganes. Sa naudid elu. Aga kui sulle ikka midagi ei meeldi seal, siis tuleb tegutseda. Et lõppkokkuvõttes see on kogu point. Kas sa naudid oma elu või mitte? Kui sa naudid seda, siis minu pärast, mis sa ikka teed? Scrolli hommikul edasi, näpi 5 minti ja ava esimene õlle kohe. Aga tegelikult ka, selles mõttes, kuidas sa tõesti naudid seda. Ei no see on alati nagu väga palju sõltub inimesest, ongi sellest sisemonoloogist, mida sa endale räägid, on ju. Et samamoodi need Rolls-Royce ja need kõik näited on ju, et kui inimene joob iga päev õlut on ju, ja räägib endale, et ta on jube alkohoolik ja see on nii kehv talle ja bla bla bla. No see on tema lugu siis on ju, aga on olemas inimesi erinevates maailmajagudes, kus näiteks mingi alkohol käib tavalise või inimesed ei suhtu sellesse kuidagi negatiivselt ja siis see ma täitsa usun, et ikkagi on võimalik ka raku tasandil natukene mõjutada enda olemisega seda, et siis see ei olegi sulle nii kahjulik on ju. Et ma ei taha siin nagu mingisuguste teadlastega vastuollu minna muidugi on ju, aga minu teooria on elust ja see, et kõik mõjutab kõik on ju. Ja täpselt, et kas sa elad on ju eksistentsiaalses reaalsuses või oma psühholoogilisest draamas, et see on väga-väga nagu suur vahe. Ja me teeme ise ka sõpradega on selline algeline platvorm, kus me natukene hakkame mingid kõiki neid erinevaid teemasid lahkama. Treening, toitumine, närvisüsteemi reguleerimine. Seal on mingid tüübid, kellel on mingid ärilised vaistud, asjad, värgid, särgid. Päris siuke Hustlers University ei ole, aga midagi taolist hakkama vaikselt nagu looma, et seal on hästi palju erinevaid siukseid tegelasi. Valmis veel ei ole midagi? Domain nagu koht on nii öelda, nime veel mõtleme. Landing page või mis iganes see asi on, see on ka valmis. Mina ei aga üldse nii täis. Ma olen see, kes käib, pläkutab ja kogeb ja elab nii öelda, aga ma nagu seda tehnilist taipu mul ei ole üldse siukest asjadega. Autosi mulle meeldib näppida, aga see on ka kõik. No aga selle ideega siis võtaks kokku, et korra analüüsida läbi ja siis vaadata edasi, kuhu suunas minna on ju. Nii saame ikka igistad, vaata mis lugu sa endale räägid. Kas üldse on vaja seda lugu endale rääkida, ongi kõik. Lihtne. Just nii. Aitäh sulle. Eesti Esu. Boost Casino.